nõrks läks. Väärikamate meeste kogu sai korjatud siia saksakeelse spordikunsti albumi, mille Kaant ilustab. Võid selle teise kaamera poole näidata. Paavo Nurmi kuju jooksmas Helsingi olümpiastaadioni väravas. Ja album ise kujutab ennast ühel leheküljel siis üks sporditeemaline kunstitöö ja teisel leheküljel siis minu siia soetatud Eesti spordikuulsuse auto. Aga need autogrammid, mis nüüd siin meie ees on ja käsil meil, nende kogumine sai alguse ja ilmselt sellest, et väga varases nooruses oli mul väga suur spordihuvi ja see on olnud tegelikult siiamaale. Aga sellest spordihuvist kasvas siis välja selline lugu, et ligi 30 mees hakkas koguma kuulsate sportlaste autogramme. Ja see kogu siin on vast, mis meil laua peal on ja mis täna jutuks tuleb, vast ainult 10% kogutud sportlaste autogrammidest, aga selle eest on see ka üks tugevamate tegelaste kogum selles samas kunstialbumis, kus neid eriti palju ei ole, aga selle eest on mehed väga ja väga nimekad. Ja praegu meenutades neid kõrgaegu, siis lahkesti tegid seda kõik. Ei meenu mitte ühtki juhust, kus keegi oleks nagu tõrge ees olnud või üleolevalt suhtunud või. Sest tegelikult oli ju sportlastel, kui ma neid kohtasin, siis enamasti toimus see võistluste ajal, siis oli neil kiire, oli oma tegevus, omad mõtted, probleemid. Aga autogrammi andmiseks leidsid kõik alati aega ja suhtlemine oli väga mõnus. Ja üks tähelepanek, mis võiks ka ära mainida, et mida kuulsam mees, seda lahedam oli suhtlemine. Kui konkreetselt mõnd meelde tuletada, siis tuleb meelde lai sõbralik hiiglase naeratus Johannes Kotkase näol. Väga asjalik, tõsine Jaan Talts. Elegantne Paul Keres, meesmodell Heino Lipp. Aavo Pikkusi ma sain kätte siinsamas Salu küla teel, kui autorallimehed puhkepausi pidasid. Gerd Kanter oli Kose staadionil. Erki Nool oma äiapapa Paavo Kivise töökabinetis. Meie kuulsad korvpallurid, keda spordisõbrad ka väga hästi kõiki mäletavad, vanemaealised inimesed. Tõnnu Leppmets, Priit Tompson, Jaak Lipsoo, Anatoli Krikun ja nii edasi. Ja nii edasi. Nendel oli Kalevi spordihallis küll alati väga kiire, aga
autogrammi andmiseks leidsin nad ikkagi aega. Nii et seltskond on väärikas ja ma olen oma tehtuga ise rahul, sest on mida meenutada. Aga kuna neid on, nagu ma mainisin, vast siin albumis 10, siis on plaanis edaspidi esitleda veel üht seltskonda, millised siin laual olevates plokkides on esindatud. Ja neid on siin ikka 3-kohalised arvud. Siia juurde sobiski võib-olla mainida Martin Müürsepa, Eesti ainukest NBA meest, keda kohtasin alles, kas vist oli aasta tagasi Jäneda-Laadal ja kohe oli võimalus torgata paber ette, mida mees ka päris lahkesti tegi. Aitäh. Aga kas sa oled ka teisi kogujaid, sama stiilis autogrammide kogujaid kohanud? No väga vähe küll, väga vähe peab ütlema. Ma selliseid mehi, kui ma võistluste ajal neid sportlasi seal tülitamas käisin, siis endal oli millegipärast ikkagi siukene natukene piinlikkuse tunne alati, et nagu inimesed tülitama minna, aga kui see asi oli ära tehtud ja nägid, kui rõõmsalt see asi vastu võeti, siis oli pärast hea tunne. Aga samal ajal ma endasuguseid kohtasin väga harva ja mul oli tegelikult hea meel, et ma neid harva kohtasin, sest kuna minu tülitamine juba tundus mulle võib-olla tülitamisena, siis kui ma oleks pidanud enda kõrval veel teisi taluma, siis oleks see võib-olla raskem olnud. Aga tegelikult mõnikord ikka kohtasin ja ega see mulle üldse meeldiv ei olnudki. Et parem oli, kui neid ei olnud. Aga sellega siis selle albumi lugu nagu võikski olla ammendatud ja vaatame edaspidi neid, mis meil siin nendes väikestes plokikestes on, kus on samaväärsed kuulsad mehed, aga siin on neid juba kordades rohkem.